tere õhtust siit Narvast, Narva spordikeskusest. Ilusad pühad jätku. Kes peab, see peab, kes ei pea, see vaatab jalgpalli. Kes peab, see vaatab ka jalgpalli. Ja kohe-kohe on täna siin Narvas vastamisi Narva United FC ja Saku Sport üle, mis siit Saku kätte saab praegu midagi, räägime veel natuke Narva Unitedist ja nurgalöök. 22 Nikolai Pulkinen, teine värava. No see oleks küll üllatus kõigile. Nii, Niina Redinova, Narva peab võitma, me oleme koos. Teieks oli olemas esimene! Vähem kui 5 minutit läks aega selleks, et 1-0 Nikita Tšernei, kõikides mängudes on ta siin poolfinaalis värava löönud ja ei jäta ka täna löömata 4-57 ja pealtvaatajad hoiavad pead kinni. Huvitav, mis keeles vaidlevad, pakun vene keeles. Nii ja rahu. Näitab Juri Gitanov, nii. Ja nüüd 2 ära olemas ja veel 1 Nikita Tšernei. Ja 9:46 ehk vähem kui 5 minuti jooksul 2 väravat Nikita Tšerneilt ja Saku Sporting on seda otsustavat. Ja nüüd, kas tuleb kolmas? Ei tule, poist! Oi. Šatadinadin. После 2 первых игр. Et siin küsiti jah, siin papi. Ja nüüd ei, Rajand hästi seal. Katamäed vaatavad tähelepanelikult, ega siin oli ka. Ma ei tea, kas Saku toodangut või millegi muu toodangu järgi rahvast saali ka tulemas, aga olid suht rõõmsas tujus. Nüüd ei saa Rajandust üle Katerõnin. Ja teine poolaeg on alanud. Narva United FC, Saku Sporting juhtimas 2-0. Esimest poolaega, kes ei näinud, siis Nikita Tšernei lõi 5. minuti lõpus ja kohe 12 sekundit läks vaja selleks, et üle 1 tagasi. Andrei Gitanov teeb seisuks 1-2. Jah, lendaväravaht on. Nüüd läks natuke selja taha, see sööt ja kes jõuab enne ja praegu oli Narval õnne. Ja Rajando, oi omavärrav, kui on need omavärrav ja selline 2-2. Rauno Tutk lööb omavärava ja vaid 48 sekundit. Teeme selle peale. Just, Georg Markus Tammart, jah. Nii ja nüüd, ja poist, nüüd on poist sõber, Rajando sõber, paneme ja häid kaaskommentaatoreid YouTube'is. Angela Mandel, kõik ei saa ka kommenteerida, teistele tuleb ka midagi jätta. Ja nüüd Katerõnin ja kapten Vitali Katerõnin number 3 lööb 3. värava Narvale. Seisuks 3-2, kui mängitud on 7. Albert Anissimov klatib selle olukorra ja ei lähe see läbi ja nüüd on 2-1. Võimalus Viljakov jalg vahele ja jäi natukene nõrgaks ja Tšernei. Siis on 2 korda 5 minutit. Oi, ei tohi niimoodi eksida, aga nüüd heastab ise. Jevgeni Skamnitski ja Anna sööd keskele ja olemas, realiseerivad selle lendava väravahi. Aleksander Sepp viigistab, kui mängida jääb 4-18 seda kohtumist, et mängitud on 15-42, seis on 3-3 ja nii nagu Katerõnin, aga mitte palli väravasse. Vead on 1-1, vigu võivad mõlemad meeskonnad teha, tuleta meelde, kes vähem vaatab. Oi! Juri Gitanov, kuldne tagasitulek, kas see on kuldne tagasitulek või mitte, saab selgeks natuke aja pärast, aga see post oli teisel pool. Selle kuu arve on veel maksmata. Oi, kui hästi nüüd on värava alla mängitud ja tõstab, aga ei saa Beljakov, kas tuleb? Teine selles seerias tuleb! Vadim Beljakov lööb värava ja saab õnnitlused ja Narva on löönud ühe rohkem kui ülejäänud 2. Ja ka veerandfinaali, kus Jõhvi Sillamäe ühendvõistkond välja. Nüüd ei lööra! Ja ei löö! Aleksander Sepp seda ära! Tammert teab. Palli tohi kaotada, sest värav on tühi. Kas jõuab? Kapten jõuab! Kukutakse, kas see on penalti? Vaatame nüüd, kes keda ütle seda.
Rauno Tutt, Vadim Beljakov ja kolmeandast tuleb 4. Nii et 4-5. 4-5 ei ole küll 6-7, aga 4-5 kodus Tallinna Karabakhiga pronksi peale. Aga need mängud on aprillikuu teisel poolel. Aitäh kõigile, kes te vaatasite seda mängu. Ilusat pühade jätku ja koksige mune ning olge terved.